Olga lugu. Saabusin Eestisse 2022. aasta septembris. Vanemad jäid Harkivisse. Sidet hoiame telefoni teel, siis kui neil on elektrit. Minu 73-aastane ema ja 84-aastane isa elavad 10. korrusel. Sagedaste elektrikatkestuste tõttu ei tööta majas lift ja nad ei saa isegi õhuhäire korral korterist lahkuda. Nii juhtus ka sel kevadel, kui nende maja lähedal plahvatas pomm. Kõik aknad purunesid, uksed said kahjustada ja seintesse tekkisid praod. Nad elavad siiani ilma akendeta. Nad ei suuda aknaid ise vahetada. Selleks pole vahendeid. Suurem osa sissetulekust kulub ema ravile. Tal on vähk. Talveks valmistumiseks ei ole lihtsalt jõudu ega raha, kuna kõik läheb jooksvatele kuludele. Ei ole selge, kas sel talvel saab keskküttele loota. Kui mitte, plaanivad vanemad kasutada elektriradiaatoreid, kui elektrit on. Elektrikatkestuste korral kasutavad nad väikest ahju, pursuikat ja kütavad puiduga, mida peab omakorda ostma. Mulle tundub, et kõik Eestis ei mõista täielikult, mis toimub eesliini linnades. Inimesed elavad endiselt majades, mille aknad on purunenud ja seinad pragunenud, hoolimata lähenevatest öökülmadest. Kõigil ei ole võimalust kolida turvalisemasse paika. Neil, kes ei ole kunagi sellistes tingimustes elanud, on olukorda raske mõista. Alguses aidati ukrainlasi palju, kuid sõda on pikale veninud, inimesed sõjast väsinud ega taha selle teemaga tegeleda. Palun aita Ukraina peredel sõjatalv üle elada.